Uno Kasearu, kunstnik. Visuaalne kunstnik põhimõtteliselt ja visuaalne kaasaegne kunstnik, see tähendab seda, et ma olen küll õppinud maalikunsti ja nii-öelda fotoosakonnas magistratuuris, aga see tähendab seda, et olenevalt ideest valin ma meediumi. Ehk ma võin teostada oma töid performance'ina, installatsioonina, skulptuurina, maja muuseumina, fotona, joonistusena, et ükskõik, et mul ei ole nagu kindlat meediumi, milles ma töötan ainult, kuigi ma olen õppinud nii-öelda 3 aastat maalikunsti, aga kõik muu on selline nagu pigem ideede põhiselt, siis valin nagu sellise meediumi ja siis mõnes mõttes võib öelda, et ei oska midagi konkreetselt. Jah, visuaalne kunstnik, kaasaegne visuaalne kunstnik on selline. Ma arvan, et see keskkond, kus me oleme, et ma olin ka aasta aega Berliinis vahetusõpilasena ja näiteks seal ma ei oleks kindlasti tahtnud kunstnik olla, sest seal on 1 miljon teist kunstnikku ja mul tundus, et see on nagu, Berliin on täis niisugust nagu loomeinimesi, et täis kõik galeriid, iga nurga peal on galerii, tundub, et seal nagu teha veel juurde seda kunsti, see tunduks nagu üleliigne, aga siin Eestis ei ole seda liiga palju ja nagu kunst kui selline visuaalne nii-öelda väljendamine ja mõtlemine, et see on piisavalt vaba selline eriala ja loominguline, pluss sa saad ükskõik mis teemaga tegeleda selles, see ei ole mingisugune kitsas, et sa peaks ainult ja ma ei ole valinud endale piiritlenud, et ma ainult maalin, on ju ka teemade puhul ei ole mingit piire, et see on piisavalt vaba. Sa saad tegeleda nendega täpselt, mis su elus, mis sind huvitavad, pluss võib-olla mis sul endal mingisugused natuke nagu kunsti teraapiana ka võib-olla, mis probleemid sul tulevad või ühiskonnas on ja siis saad tegeleda ükskõik millega visuaalselt siis nagu kaasa rääkida elule ja mis ühiskonnas toimub ja kuidagi peegeldada ja aru saada elust. Ja Eestis on selles mõttes ongi, et seda ei ole piisavalt palju, siis ma tunnen, et see on nagu mõistlik siin olla seda teha. Et kui ma kuskil hästi kunsti üle külastatud linnas, seal oleks see võib-olla nagu, igatahes Berliinis ma ei tundnud, et see oleks õige olnud, kui ma olin seal vahetusüliõpilasena. Aga siin on täpselt piisavalt ruumi kunstile, et seda ei ole piisavalt palju, et siis mulle tundub, et on nagu õiges kohas. Mul ei ole välja kujunenud mingit rutiini ja rütmi, kuidas loomeprotsessis siis nii-öelda nagu läbi viia oma seda nullist lõpp-produktini või ideeni, et see on, ma olen suht spontaanne, pigem on see selline kuskil ma olen kirjutanud ka või rääkinud, et see ongi nagu mu elu on natuke siuke nagu smuuti, et ongi, et me oleme praegu siin elutoas, mis on ka nii-öelda mu muuseumi esemekogu ja siis ehk siis natukene ka mu stuudio, et kunstnikel tavapäraselt nad on niisuguses valge stuudios, valge seintega stuudios ikkagi kuskil, kus nad lähevad ära ja siis seal nad teevad on ju tööd, aga mina sellise kaasaegse kunstnikuna esiteks majanduslikel põhjustel mul ei ole eraldi stuudiot, sest muidu ma peaks kuidagi rohkem raha teenima, et siis kogu aeg renti maksma. Et ma olen leppinud sellega, et ma töötan siin oma elutoas ja üritan nagu hakkama saada sellega. Ehk siis tuleb nagu niisugust igapäevaelu sisse, pereelu ja kõike muud ka ja siis ongi niisugune smuuti, et see ei ole mul nagu niisugust 9-5 või midagi, vaid see on nagu 24/7 niisugune segamini asjad, üritad nagu ja mis on aga okei, ma olen juba nagu selles, ongi hakkama saanud ja ma saan aru, et nii nagu on mõistlik, sest kui ma elan puuküttega majas, kus ma pean nii puuga kütma, mõttetu minna kuhugi mujale ja siis tulla tagasi ja hakata kütma, et siin oleks soe, et see on nagu täiesti nagu nonsense tuntuks, et siin ongi, et ma üritan siis nagu nii-öelda seda elamiskeskkonda nagu samal ajal ka üleval hoida ja siis oma projektidega tegeleda ja mulle meeldib nii, et kui on mitu projekti samal ajal, sest kui ainult üks on, siis on nagu kuidagi, lähed võib-olla liiga sinna ära ja lähed liiga tõsiseks, aga kui on mitu, siis on tegelikult hea niimoodi laveerida nende vahel, siis ma ei võta nagu, ei hakka ühte liiga tõsiselt võtma ja võib-olla lähen nagu eriti kuidagi niimoodi ongi, et ma ei näe midagi muud, kõik ununeb ära ja ainult üks projekt ja siis kuidagi ei suuda nagu kõrvalt vaadata, aga kui on mitu asja korraga, siis nagu on nagu värskem, et lähen vahepeal hüppan teise peale ja siis kuidagi et see on nagu olnud üks süke asi, mida ma et on hea, kui on nagu saab asjade vahel pendeldada. Aga muidu see on täiesti oleneb ajast, alati see, et see lõpptermin, millal see siis peab olema valmis, et see nagu dikteerib selle.
protsessi pikkuse, et noh, vahest on see isegi on ju võib-olla noh, aasta aega, need on niisugused suuremad projektid, aga vahest võib olla tõesti, et no kuu aega noh, et siis see lihtsalt ongi ma ei tea, mõtlen ja siis kuidagi uurin ja natuke teen mingeid proove ja siis tihti on ju kaasaegsel kunstnikul see, et ma ise ei teosta neid asju ära, siis ma pean nagu uurin mingeid tehnikaid ja siis räägin inimestega, kes võib-olla siis seda nagu oskavad teostada, et mis siis üldse võimalik on. Et noh, mingid siuksed, ma olen pigem nagu ongi sihuke noh, kuna ma oma käega järjest vähem teen, vaid pigem nagu on see mõtlemisprotsess ja kõik see eelnev töö, et siis ma olengi nagu sihuke mingi noh, rohkem, ma ei tea, manager või kuidagi sihuke nagu produtsent, aga see lõpp, kes selle asja ära teeb kaasaegses kunstis ei ole isegi see kunstnik ise tihti. Vähemalt minu puhul, no mõni, kes teeb väga, maalib muidugi, temal kindlasti ta teeb ise ära, aga mul on nagu no midagi teen, aga praegu on järjest kaugenenud sellisest, noh, see on kunagi, mis ma maalisin, on ju 100 aastat tagasi, kui ma õppisin veel, aga mulle tundub praegu, et ma nagu siis jah, otsin neid lahendusi, kuidas keegi teeks selle asja siis ära nii, nagu ma tahan, nii nagu mul see mõte on ja kas see on siis nii teostatav, siis sa pead hakkama rääkima, sest kui sa üritad rääkida oma mõttest kellelegi on ju teisele, no siis ega ka pole aimugi, on ju, mis sellest lõpptulemus ikkagi on, sest kunsti puhul on see, et sa nagu kujutad ette midagi, aga see, mis see lõpptulemus ei ole ikkagi üks ühele kunagi, sest visuaalselt sa kujutad midagi ette, aga see ei saa olla lihtsalt nagu üks ühele tihti, et see on nagu hoopis teised materjalid tuleb võtta, see ei ole võimalik, siis kuidagi kujud, asjad moonduvad ja siis see lõpptulemus on mingi kolmas asi. Ei, galerii tihti ei ütle, galerii ütleb ainult, et nii, et lähme nüüd messile või et kirjutame messiavaldus, aga neid on nagu pigem väga harva. Muidu on minul nii, et kas näiteks mingi kuraator on kuraatori teemaprojekt kuskil ja siis ta võtab ühendust, et tahab kutsuda tegema, et ma osaleksin kas olemasoleva tööga, et see sobib sinna teemasse või siis, et tee midagi uut sellisel teemal. Või siis on ja ongi minust on, ma arvan, mul on suht pooleks. On sellised, kus kutsutakse ja siis on see, mida ma ise initseerin. Et noh, hiljuti mul oli nüüd see saunaloengu projekt näiteks, et noh, keegi ei kutsu, et tee saunaloengut, aga mul on, kuna mul on muuseumis on saun, siis ma ammu olen mõelnud, et seal võiks ka mingit kunsti teha ja siis tahtsin, et see oleks nagu loeng saunas ja siis küsisin ise kulkast raha ja nagu ta läks küll lõpuks graafikatriennaali raamesse, et ma samal ajal oli nagu graafikatriennaal ja ma üritasin nagu selle raamesse siis panna, aga see põhimõtteliselt on nagu enda initseering, mis juhtus nüüd hiljuti paar kuud tagasi, et ma arvan, mul on pooleks sellised asjad, mida ma ise teen, sest ainult oodata, et keegi kutsub kogu aeg, või noh, nagu võib oodata, neid on nagu tegelikult piisavalt, aga lihtsalt endal tuleb ka, sest ma olen alati algusest peale kuidagi niisugune noh, nagu rohujuure tasandil, kuidagi nagu enda nagu mingit asja ka ajanud ja võib-olla rohkem avalikus ruumis, sest avaliku ruumi niivõrd nagu ei ole mingeid Eestis kutsumisi ja asju nagu ka, sa peadki neid ise nagu algatama, sest meil ei ole niisugust avaliku ruumi niisugust kunsti niivõrd, noh, ainult monumendid, aga noh, mingit niisugust natuke teist laadi performatiivseid asju, neid nagu väga ei ole, siis sa peadki neid ise algatama ka. Et ma arvan, mul on suht pooleks. Lõppvormid, no neid on ikkagi joonistusseeriad, skulptuurid, no ütleme, et Maja muuseum, kui selline on üks suur tervikprojekt, mis koosneb väga paljudest erinevatest meediumitest, ehk siis inglise keeles ma olengi mixed media, noh, pannud, ma ei tea, mis see on siis segatehnika Eestis, noh, see on nagu natuke, sest noh, see Maja muuseum on lihtsalt no, nii suur projekt, et siin ongi noh, siin on kõike nagu absoluutselt. Performance, fotoseeria või üksikfoto, installatsioon ja siis samas noh, saunaloeng on mingisugune, mul oli ka seal lumemäed ja see oli loeng, et noh, see on sihuke, ma ei tea, installatiivne sauna performance. Noh, et see ja minu jaoks ei olegi mulle endale ei ole huvitav neid niimoodi sildistada neid noh, nagu meediumite kaupa, sest minu jaoks ongi oluline, noh, mulle meeldib rohkem see kontsept ise, et vahet ei ole, mis see lõpptulemuse nagu
mingi tehniline on ja tihti ongi, näiteks ma praegu ka teen uut raamatut uue näituse jaoks, nagu mina ei oska neid tehnilisi asju panna, mis asi see siis nagu on täpselt, kas see on nagu, kui on mingisugune 3-mõõtmeline asi raamitud, et mis asi see siis on nagu, see ei ole nagu ju noh, ma ei tea, framed 3D objects või noh, ma ei tea, see on nagu sihuke, mina jään nagu hätta tihti sellega ja ma nagu loodan, et keegi seal mingi noh, toimetaja oskab selle nagu paremini sõnastada. Ja tihti näiteks kui on näitustel ka see, et mis see on ju tehniline on, et noh, see ei ole nagu, ma ei vaata seda esimesena, ma pigem vaatan, mis see pealkiri on ju ja mis see teos ise, aga noh, see tehniline, ma saan aru, et see on nagu just see autoriõiguse puhul on väga oluline, et kuidas on ju siis kas kunstnik ise või ma ei tea, keegi seal niimoodi selle ära lahterdab, et mis see täpselt on tehniliselt, aga minu puhul nagu mulle endale ei ole see nii nagu oluline. Et ja nagu tihti on need mingisugused segu asjad ka nagu noh, et huvitav ongi minu arust neid nagu miksida omavahel, tehagi mingi, ma ei tea, skulpturaalne performance või mingisugune, noh, mul on ka joonistusi kuskil ajalehes ilmutatud, noh, et see ei ole nagu päris siis joonistus, aga see on nagu noh, ma ei tea, mis see on, see ei ole karikatuur ka, aga noh, peaaegu nagu on ju, et noh, et mingid siuksed mingi kuulutus ongi, kui mul arhitektuurimuuseumis, siis oli kuulutus, et anda üürile tuba seal Ahtri tänaval, noh, et see on nagu kuulutus ajalehes oli see projekt põhimõtteliselt ka. Mina ei tea, mis asi see on, kuidas sa seda nagu, noh, jah. Originaalsus, ma ei ole sellele kunagi niimoodi mõelnud, sest alati, kui ma hakkan oma töid mõtlema, no siis sa sisemiselt alati mõtled, et sa ju oled originaalne ja siis sa teed midagi noh, sellist enneolematut ja siis ongi siis nagu selle musta palliga tuleb välja, et hakatakse saatma on ju nagu pilte, et kuule, et selline asi on nagu juba tehtud kuskil Euroopas paar aastat varem, millest sina ei olnud üldse on ju teadlik. Et siis see on lihtsalt sihuke nagu jah, kokkusattumus, aga kunsti puhul tegelikult on palju ka selliseid kunstnikke, kes kasutavadki, noh, nad mingid filosoofide raamatuid ja nad alati nagu viitavad sellele tsitaadile ja see kuidagi, noh, juba oma pressiteates või siis näituse tekstis või siis oma töö tekstis viitavad mingisugusele filosoofilisele või filosoofia kellelegi autorile konkreetsele, et kus nende siis mõte on ju tulnud ja kuidagi, et nad tegelevad on ju siis selle ma ei tea, filosoofilise siis selle paradigma kuidagi raames või siis sealt on ju edasiarendusega. Mina selline ei ole, kes niimoodi, mulle väga filosoofia meeldib, aga ma ei loe neid raamatud ja ma ei ürita niimoodi otseselt seostada kunsti kuidagi, et mingisugusest inspiratsiooni otseselt kuskilt raamatust võtta. Ja palju on ka sellised kunstnik, kes noh, refereerivad juba olemasolevale, mingi kunstiajaloos olevale mingisugusele teosele. Ma arvan, ma olen kindlasti midagi teinud sellist ka, aga see originaalsus on pigem minu puhul tuleneb siis nagu sellest hetkest, kus ma seda teen siis a la 2022 aasta. Noh, seda ei ole varem olnud, on ju nii-öelda, et siis ja pluss siis see koha spetsiifilisus on tihti mul oluline, ehk siis kui see on nagu võib-olla Eesti ja siin on niisugused nagu noh, teemad, mis siis on ja probleemid ja siis, kus see lõpuks nagu ka nagu saab teostatud, mis iganes, kas see on tänaval või see on kuskil majamuuseum või see on kuskil, ma olen naiste varjupaigas teinud näitust, et noh, see koha spetsiifilisus on ka minu jaoks sihuke nagu originaalsus, sest noh, ma ei, ja kui ma näiteks tegin oma majamuuseumi, ma tegin ka oma magistriprojekti selle kohta, ma otsisin internetis siis, kas on sarnaseid majamuuseumi projekte nagu tehtud ja väga raske oli nagu leida. Ja ma ei leidnudki, ma leidsin siukseid kunstnikke, kes on teinud lihtsalt muuseumiprojekte, neil on nagu mingi sahtlis nagu muuseum selline on ju, või siis on mingi, ma ei tea, Mouse Museum oli, et nad olid ainult mingi Miki Hiire sarnaseid asju kogunud igasugused, või mingid muuseumi erinevaid projekte, või siis nõukogude ajal oli nagu on ju korteri mingid näitusi hästi palju, aga niimoodi, et sa oled terve maja hõlmanud ja nii-öelda nimetad selle muuseumiks, mis siis refereerib selle majamuuseumi nagu loogikale, ehk siis kui keegi juba on surnud, see kuulus inimene, siis tehakse talle on ju need majamuuseumid, et sa näedki on ju tema nii-öelda esemeid ja asju ka, et sellist mina nagu ei leidnud, on olemas ka sellised, kes rikkurid teevad on ju oma majadesse, aga noh, neil on pigem ka kollektsioonid erinevatelt kunstnikelt, aga minu majamuuseum on see, et see on ainult minu kunst, ehk siis noh, väga üks ühele on ju see majamuuseumi kuidagi loogikat kasutab, lihtsalt ma ei ole veel surnud, et ma tegin lihtsalt praegu juba ära selle, et noh, ma ei suutnud sellist leida ja noh, et noh, see ongi originaalsus ka, et
ma võtsin küll Majamuuseumi, näiteks kasutan seda Majamuuseumi loogikat, aga ma kasutan seda hoopis nagu teises võtmes, et ma ei tea, kas ma siis nüüd ma kasutan on ju mingisuguseid olemasolevaid võib-olla mingeid asju, mis panen siis nihkesse. Et kui sa paned ka neid piisavasse nihkesse, siis see on ka originaalne ja kunst tihti kasutabki ju asju ongi teises kuidagi kontekstis nihkes, et see ongi tema nagu eesmärk ka. Ja kui see nihe on, ma ei tea, kas siis piisavalt suur või piisavalt originaalne, siis ta ongi originaalne asi äkki. Et see võib asi olla ka ready-made, sest mul on ka siin, ma ei ole teinud siin toas midagi, aga see on Majamuuseumi esemekogu, siin on lihtsalt minu laud ja asjad ja ma lihtsalt nimetan neid nii nagu Majamuuseumile omaselt, et Flo diivan ja Flo sulepea ja Flo kübarad ja prillid, et see on natuke sihuke, ma ei tea, mäng siis selle originaalsusega või ma ei tea, selle kontseptsiooniga. Fui jäk, ahaa, vau oli näituse nimi, kus mind konkreetselt kutsuti kommenteerima Jaan Toomiku legendaarset tööd, kus ta siis, selle pealkiri, töö pealkiri on muidugi kuupäevad, mai 15, kuni juuni 01, 1992, aga kõik teavad seda tööd lihtsalt purki sittumisena, millest on siis suur on ju Eesti kaasaegse kunsti sihuke taak, et kõik kaasaegne kunst on purki sittumine, millest on nagu õnneks nüüd järjest vähem räägitud, aga mingi aeg tagasi oli igal pool kommentaarides, et kui mingi kaasaegse kunstist oli mingi artikkel või pilt, siis ikka on ju see kuidagi see purki sittumine oli see põhiline referents ja kommentaar, et mind kutsuti Jaan Toomiku tööd kommenteerima ja seal oli veel 2 tööd, Raul Meel ja ma mäletan, mis see 3. legendaarne töö oli. Ja siis neile kutsuti ka nii-öelda noorema generatsiooni kunstnikud siis umbes 20 aastat hiljem tegema oma siis tõlgendus, kommentaar, kuidas iganes remake, kuidas sa seda siis nagu nimetad töö. Ja mina tegin siis, kasutades seda sama purki, ilustasin ta, kaunistasin ära, et kuna see oli nii nagu oli sinna sisse on ju nii-öelda situtud ja siis kogu see kunstitaak, siis mina otsustasin, et ma ei pane midagi purgi sisse, vaid ma panen ainult väljapoole hästi palju kauneid objekte, ilustan ta ära, kaunistan ära, mis siis viitab sellele, et kui tema tegi selle 92, kus poeletid olidki tühjad, oli hästi sihuke eksistentsiaalne aeg, nii kunstniku kui ka üldse riigi olukorras, siis praegu 20 aastat hiljem, nüüd see on küll 10 aastat tagasi natuke, on ikkagi on meil sihuke kapitalismus vohab ja poeletid on nii-öelda mõnes mõttes sitta täis, sest nii palju asju toodetakse, lihtsalt ei jõua ära tarbida, on ju ületootmine. Et siis ma kaunistasin nende igasuguste kaunite objektidega selle väljapoolt. Mõnes mõttes natuke tahta siis ilustada seda taaka, mis meil on, see purki sittumine, et ainult väljapoolt hästi ilus fassaad oleks. Muidugi sisu ei ole, sest kunsti puhul ongi tihti, et tahetakse, et asi oleks ilus nagu, et peab olema ilu on põhiline, asi peab ilus välja nägema, aga suva, mis see kontsept või mis see sisu seal taga on, nagu peaasi, et on ilus, et see on ka niisugune tüüpiline kunsti, sihuke nagu stereotüüpiline arusaam, et tahetakse, et oleks ikkagi ilu oleks ka, et kui lähed näitusele, et siin on ju ainult mingi poliitilised probleemid, et kus see ilu on ju, et siin nagu niisugused need arusaamad kunstist on niisugused jah. Et mina siis tegin niisuguse tehase, kus siis neid ilusaid purke toodetakse. Ja, selle peal oli Creative Estonia, mis viitas ka sellele Creative Industry'le, mis on ka, et sellel ajal oli populaarne, kõik see kunstnikud peaksid olema OÜ-d ja kõik muudki OÜ-tama, aga vabakutselisena, kui sul ei ole nagu niivõrd seda nagu ma ei tea, materjali, millega OÜ-tada kuidagi, et siis see on ka nagu kuidagi niisugune, et kas sa peaksid olema siis OÜ või kas sa saaksid olla lihtsalt vabakutseline, kõik need küsimused olid seal ka kuidagi sees. See ei ole nüüd nagu loomevargus, aga lihtsalt võib-olla kõige lähem näide, mis tuleb sellega seoses lihtsalt meelde, siin pole üldse midagi tegemist vargusega, ongi see palliprojekt, mis meie kollektiivselt tegime 2011, kui oli kultuuripealinn, suure 5 meetrit täis puhutava palli, mis siis erinevates kohtades käisime nagu koeraga jalutamas, käisime palliga erinevates kohtades Tallinnas nagu ringi. See oli sihuke hästi visuaalselt nagu võimas kujund ja siis oli igal pool sotsiaalmeedias ka nagu kajastasime, kus me nüüd oleme ja tegime pilte. Ja siis hakati
pidi ka saatma millalgi pilte ühest punasest pallist, mis oli kuskil Euroopas, ma ei mäleta kus, minust oli kuskil seal Hollandi kandis. Et näe, siin on ka üks niisugune pall olnud ja siis tuli välja, et see on natuke varem olnud. Et siis okei, me olime juba ära teinud oma nagu ka palli mingil hulgal, et mis sa siis teed, on ju, et nagu, sest vahest on mul küll nii, et kui ma saan alles tööprotsessis leian kuskilt mingisuguse sarnase asja, siis ma ei tee seda, kui on üks ühele nagu kuidagi sarnane. Et ei ole mõtet nagu korrata sellist asja, ma nagu, see on juba tehtud, pole mõtet teha. Nii ma olen nagu, ma mäletan, et ma olen tabanud ennast sellistest momentidest ja siis ma kuidagi kas muudan või ei ole mõtet siis kindlasti. Aga kuna selle puhul meil ei olnud aimugi, et selline punane ja hoopis teises materjalis pall ja ma ei tea, kui suur ta täpselt oli seal, on ka olemas, et see on lihtsalt juhuste kokkulangevus. Ma arvan, et see on okei, ma ei usu, et see on vargus. See ei olegi vargus, sest meie ei olnud sellest üldse teadlikud, et see on lihtsalt visuaalne kokkusattuvus ja kuna see on nii lihtne kujund, pall, siis loomulikult, et võib tekkida meil selline mõte ja seal ja võib-olla kuskil veel maailmas sellised asju, et siin ei saa nagu midagi pahaks panna. See on lihtsalt selline, ongi, mida võib-olla lihtsam ja üldistatavam mingi kujund, see on võib-olla seda suurem tõenäosus, et selliseid asju on nagu kuskil veel midagi sarnast tehtud. Et mida keerulisem ja võib-olla kuidagi, ma ei tea, visuaalselt rikkalikum kuidagi see asi on, seda võib-olla suurem tõenäosus, seda asja nagu pole tehtud, et kui see hästi palju erinevaid detaile, et siis see tõenäosus, et sa paned ka mingisuguse kaalika ja palli ja vaiba kokku, et see on väiksem kui see, et sa paned ainult on ju palli näiteks. Et jah. Kui rääkides nagu kunstist ka, ega nagu mina kunst ei ole väga väärtustatud seisus Eestis, nagu et et see on pigem selline, sa teed ja siis eriti kuna need rahastatus, ma arvan, et rahastatuse mõttes on üks kindlasti ta ongi üks allapoolsemaid võrreldes teiste kultuuriliikidega, teater, muusika ja ma ei tea, sport ja kõik need muud. Et selles mõttes ma ei tunne, et ma oleks autorina väärtustatud, sest ka praegu hiljuti oli mingi näitus kuskil tuleb, et kas annaksid mingi töö, aga ei, meil kunstnikutasu ei ole, aga me kõik nagu, et transpordime sinna ja näitame, kõik teeme, on ju, aga kunstnikutasu sellist asja meil ei ole, nagu lihtsalt eelarvet ei ole, et siis kõik muu nagu saab kaetud, aga kunstnik siis seda nagu, mis leiva lauale tooks, et nagu seda nagu, et seda meil ei ole nagu pakkuda. Et siis selliste näidete puhul, see oli alles nagu paar päeva tagasi telefonikõne, ma ei tunne, et ma oleks väga väärtustatud autorina, sest lihtsalt tahetakse nagu mingit asja, et siis oma seda sükest oma selles kohas mingit sükest on ju nagu mingit head on ju asja teha, aga sa ei väärtusta ju kunstniku, kui sa temale nagu ei anna nagu selle töö ja selle sisu eest nagu seda tasu nagu. Et sa tahad, et sinul kõik asjad seal nagu toimiksid ja sa tahad seda asja saada, aga sa nagu ei selle jaoks raha ei jätku. ja tihti on nii, kõik need tasud ka, need on nagu sellised võrreldes muu maailmaga, läänega on Eesti tasud, meil on nüüd praegu on juba olukord parem kui 10 aastat tagasi, aga ikkagi mul pikalt ei olnud haigekassat, praegu mul haigekassa, sest ma kunstnike liidult saan mingisugust loometegelase stipendiumi, mingi toetusega, see on pool aastat niisugune ajutine lihtsalt, praegu mingi koroona mingi olukordadega seoses, aga kui seda ei ole, siis mul ei ole näiteks haigekassat. Sest sa ei ole piisavalt nagu selline võimekas OÜ, et kogu aeg siis maksta endale palka, sul ei ole sellist püsivat on ju sissetulekut ja siis sa nagu niimoodi eksperimenteerid endaga niimoodi, et selles mõttes, et mina kui autorina, see on nagu väga tore, et ma saan teha on ju, mis taha, mul on suur vabadus ja ükskõik mis teemal ja värgil, aga ühiskonna poolt ma ei ole nagu, ma ei tunne, et ma oleks nagu hullult väärtuslik autor, et seda absoluutselt ei ole nagu. Kahjuks. Aga ikkagi teen seda. Jah. Minus praegu on nagu, mul on ka on ju sotsiaalmeediad on Facebook ja Instagram ja seal on see, et kui keegi täiesti võõras kuidagi tagib sind mingisuguse, ongi näitusel kuskil tööväljas, et mul ei ole selle vastu midagi, pigem on see tore, sest see on ainukene nagu ka mingisugune, et kus sa näed, et võõras inimene, sa saad nagu aru, et
keegi võõras ka näeb su tööd ja kuidagi nagu mingi info liigub ja talle on äkki siis meeldinud, kui ta seda ju ka tagib või midagi teeb. Et see on nagu selline kunstnikule, no see Instagram eriti, ta on hästi pildipõhine, no visuaalsele kunstnikule väga sobib, sa saad ainult panna on ju oma mingi töödest asju sinna, natuke minimaalset teksti, kui tahad, ei pane üldse. Ja sa saad seda nagu ka edasi jagada, et siis sa nagu, minust paljud teevad seda, et kui keegi on nagu neid kuskil tag'inud on ju nende tööd, siis nad jagavad seda edasi, et siis nad nagu näitabki seda mingisugust sükest liikuvust, et inimesed näevad, jagavad ja siis mida järjest rohkem kuidagi jagatakse, siis ikkagi see sama info selle sama töö puhul nagu liigub edasi, et see on, pigem on ta ju hea, ma ei näe seal mingisugust visuaalse varguse, ma ei tea, sellist probleemi, sest see on jällegi, et sa ei ole see repro, see on ju tehtud mingisuguses, ma ei tea, nurga all, mingi inimene on ees, mingi ruumis foto, see ei ole mingisugust sükest, ma ei näe seal mingit autoriõiguse mingisugust probleemi. Kui keegi ei taha, siis võib-olla ta paneb pildi, et ei tohi pildistada, aga enamasti kunstinäitustel, see ongi ju need popid kohad, lähed, see on mingi äge valgusinstallatsioon, sa teed seal pilti ja need ongi siuksed nagu mingisuguse ma ei tea, meedia nüüd head taustad, vaata, mõned võtavadki neid nagu lähevadki sinna pildi show'd tegema, on ju. Minu näitusel on ka ongi mingisugune firma tahtiski teha oma pildi nagu pildi shootingu nii-öelda seal keskkonnas, et aga neil oli, nad võtsid ühendust ja me leidsime diili, siis ma sain neilt ka mingit produkte, et siis nagu selline asi on nagu okei, kui sa nagu saad vorsti vastu saad midagi vastu ka, on ju, ja tegidki mingisuguse, ma ei tea, tunni ajalise või rohkem nagu mingi fotoshootingu seal. Loomulikult ma ei taha, et mul looming saaks kuhugi, ma ei tea, väga nagu negatiivsesse, halvustavasse kuidagi mingisse sellisesse nagu konteksti, aga samas see võib olla nagu, ta ei pea olema ka ainult üdini mingi hea, ma praegu ei oska nagu sellist mingit, sest kunst, see ongi see, et sellist ei ole väga praktikat, et kunsti kontseptsioone ja visuaale kasutatakse näiteks ma ei tea, Riigikogus oli see mingi näide on ju see, kus see Pärnu mingi poliitik näitas mingit kunstiajaloo õpikut, mingit asju, et ühelt poolt see oli nagu, see oli ülim nagu tobedus ja kõik see, aga nagu, et oleks ta näidanud siis nii-öelda, et kaasaegse kunsti ei kasutata kuskil nagu väga ühiskondlikes, ma ei tea, muudes nagu olukordades, et mul ei ole sellist head näidet, ma tahaks, et kasutataks, võiks vabalt olla, et minust Ossinovski midagi näitas ka mingit kaasaegset kunsti asja millalgi, mingis Riigikogu asjal. Ma ei tea, kuidas, ma ei mäleta seda konteksti, aga midagi ta näitas. Sükseid asju võiks rohkem olla isegi. Muidugi kunst on nii palju erinevad kunstnikud, mõni ainult maalib ja sul ei olegi väga nagu midagi sellest rääkida niimoodi avalikult, aga ega ma ka ei tee ainult nagu kogu aeg ülipõnevat on ju sotsiaalpoliitilist kunsti, et kogu aeg peaks nagu kuidagi näitama ja refereerima, aga ma arvan, et meil on piisavalt mingeid näiteid, et seda võiks kasutada kas või ka, ma ei tea, meedias ja või kuskil mujal nagu mingisuguste asjade sisse põimida, on ju, aga kunsti, see ei ole nii, ongi, ta nagu arvatakse, et kunst on, ma ei tea, siuke on ju keeruline, sa pead sinna kuidagi süvenema ja tal ei ole nii head sellist siukest visuaalse siuke referentsi mainet, et nagu seda kajastada, mina kusagil pakkusin, et meil meedias ka on ju seda kunstikriitikat seal on või mingit, muidugi teatri asju on palju rohkem, aga nagu, et võiks ju olla selline, et ainult üks suur pilt, seal kultuurileheküljel ja pilt nagu ja siis natuke väike tekst, et see pilt, et nagu õpetadagi seda, et mingisugune visuaal ja võib-olla hästi vähe teksti, et inimene ise peakski lihtsalt vaatama seda, et mis asi see nüüd on, et ta võib-olla nagu esimesel päeval ta ei, mingi suur pilt ei saa aru, aga kui need hakkab iga päev või kord nädalas on alati üks suur nagu teos, siis see võib-olla hakkab nagu mingisugune siuke, et ahaa, jälle mingi teos, võib-olla nagu vaatadki mingit siukest mõistatust ja siis üritad nagu kuidagi mõelda kaasa, et mis see siis võiks nagu rääkida, et selle asemel, et karikatuurid on ka muidugi toredad, aga ma arvan, meil on palju kunsti asju, mis nagu kõnetavad, mis on loodud ka 10 või ma ei tea, 20 või 50 aastat tagasi, mis kõnetaks ka praegu ühiskonnas nagu, et oleks suurelt mingi trükitud kultuuriline, mingi ongi visuaalse kunsti mingisugune töö. Mulle tundub, et väga ei ole ja siis, kui on, siis ongi see, et sul küsitakse nagu luba, et kunsti puhul ongi, mis mul on nagu siuksed näited, et taheti, et on mingi konverents, oligi vägivalla puhul, et siis võeti ühendust, et teeksid mingisuguse lava sellise nagu kujundusega, siis ma paningi oma need mingid kuivand taimed sinna ja mingid need
mööbliasjad, mis mul olid ka näitusel, noh, ma sain ise seda kontrollida. Loomulikult see minu jaoks on niisugune nagu altuura ka, sest noh, selle eest ma sain nagu raha. Noh, see oli ainult konverentsile tehtud, et see ei läinud nagu kuhugi, noh, see ei olnud nagu mingi näituse kvaliteedis asi, vaid see oligi nagu selline, noh, ma tegin seda natuke ongi altuura mõttes, nii nagu muidu muusikud kuskil altuurana on ju esinevad. Sa saadki nagu, noh, kunstnikul on nii vähe niisugused altuurasid ja siis tuleb nagu, ma arvan, noh, sellest nagu kinni võtta ja miks mitte. Mõni kunstnik ei taha üldse teha siuksed, ta ei tahagi selles mõttes, et kui tuleks kutse, ei, on ju, et ma tahan oma nagu näituse ainult teha, ainult galeriis esineda. Aga mulle tegelikult väga meeldiks ja mulle väga meeldib, mul on kutsutud ka kuskile mingisuguse erakonna ürituse mingile, et pane mingid tööd välja. Noh, see ongi piiri peal küsimus, et kas sa nagu tahad seal kontekstis olla, aga seal sellistel asjade puhul on alati minuga nagu siis küsitud, et kas sa oled nõus, kas sa tahad ja noh, seal ka, see oli nagu minu jaoks natuke altuura. Mul ei olnud seal mingisuguseid poliitilisi konflikte nagu sisemisi ei tekkinud ja siis pigem on mul nagu huvitav vaadata, et mis mu tööd siis sellises kontekstis nagu, mis nad siis nagu, mida nad loovad selles kontekstis, et mõni arvab, et see võib nagu kunstile ka halba teha, et kunst peaks olema puhtas ainult valges kuubis on ju ja siis noh, ongi see on ideaalne keskkond, aga kuna ma niikuinii noh, ongi teen muuseumite tänaval kunsti ja kuskil varjupaikades ja sellistes muudes X kohtades, kus on niikuinii juba noh, see ei ole ainult valge kuup ja mulle meeldib eksperimenteerida muude keskkondadega, siis ma olen pigem üritan nagu noh, mitte alati ei öelda, kindlasti ma olen mingitele ka ei öelnud, aga et on huvitav vaadata, kuidas siis noh, eriti kui tahetakse ka raha maksta ja siis mul ei ole mingeid siukseid sisemisi konflikte selle koha või kontseptsiooniga, siis miks mitte nagu vaadata, mis see siis nagu saab, aga ega seal ei ole mingit niisugust noh, mega mingit jah, tulemust ei ole olnud, et see ongi natuke sihuke nagu noh, altuuralik mingisugune sihuke tegevus, mis siis neile natuke toob kasu, sest noh, neil ei ole lihtsalt mingi suvataust, vaid noh, kunstnik on ikka kuidagi midagi pannud, aga noh, et see, ta jääb seal alati ikkagi noh, sihuke teise taustaks nagu. No milleks meile arstid, milleks meile kohtunikud, milleks noh, mis iganes, ehitajad. Et noh, me kõik saame aru ju, milleks need muud asjad vajalikud on. Kunsti puhul jah, see, et noh, sa saad ju elada ka ilma on ju selleta või noh, elamiseks vajalikud asjad on ju nagu need muud asjad, see on see lisaväärtus on ju, mida siis nagu noh, mida me pakume nii-öelda, mis ongi sihuke luksuskaup ka on ju, et see on sihuke nagu noh, tegelikult see on luksus mõnes mõttes. Muidugi kunstnikuna ja ma olen oma valdkonna sees, me tunnustame ju üksteist, seal on mingid ka auhinnad ja asjad ja sul on vaja seda selleks, et siis vahest aru saada, et kas sa teed ikkagi õiget asja, on ju, sest noh, kui sa teed kogu aeg nii, et keegi ei saagi aru mingit tagasisidest, et kas see on nagu vajalik, siis noh, võib tekkida ka on ju identiteedikriisid ja ma ei tea, depressioonid ja kõik siuksed asjad, et sul on vahest vaja ikkagi siukest nagu peegeldust ja tagasisidet ja nagu ja üks poolt ongi, et ma olen olnud tudeng olin on ju palju, siis sa olid nagu selle tudengi inertsi pealt tegid paljusid asju ja see oli okei, et noh, ei olnud tasu ja siis sa lihtsalt tahad teha ja sul on see hull niisugune motivatsioon on ja värki, aga nüüd ma olen juba sihuke, ma ei ole enam tudeng, ma olen sihuke juba, ma ei tea, varsti 40 saan on ju, et siis ei ole enam seda nagu tudengi auru ja inertsi pealt asju ja nüüd ongi see, et nüüd nagu tahakski, et oleks mingi autoriõigused, kes mind kaitsevad ja siis, et olekski nagu, et ma olen nagu sihuke ikkagi nüüd autor, et ma ei ole enam see tudengi mingisugune põlve otsas nokitsev keegi tegelane, vaid noh, millalgi peaks olema see väärikus nagu jõudma sinna ja noh, ja ma arvan, et kunsti siseringis on olemas nagu mingisugune sihuke tunnustamise ja noh, saad mingid auhindu ja mingid värke, aga nüüd tahaks ka see, et jõuaks järgi see, et kogu ühiskonnast ka nagu aktsepteeritaks ühelt poolt siis nii-öelda noh, ongi lihtsalt see au ja selle mõttes, aga ka rahalises mõttes, sest noh, see on ju ikkagi amet, ma teen tööd, ma ei tee seda, jah, ei ole ainult nagu endal fun kogu aeg, et sa teed ju midagi nagu, mis noh, on kogu ühiskonnale ja noh, kultuuri ja kõige selle hüvanguks, et ma arvan see, et autorid peaks tunnustama, ongi see, et selleks, et meie kunstiinimesed nagu noh, välja ei sureks üks hetkel. Ja neid, kes ainult kunstist Eestis ära elavad, neid on väga vähe, sest enamus on kas kuskil õppejõud või teevad mingisugust muud kõrvalasja, ma ei tea, disainivad mingeid raamatuid või no mis iganes on versioone, kuidas, et sihukest, et sa oled ainult puhas kunstnik, neid on nagu väga vähe. Õnneks meil on see kunstnike palk, aga noh, see on ainult 3 aastat, siis sa saad 3 aastat olla see puhas kunstnik on ju ka, et see annab nagu võimalusi rohkematele. Et enamus on kuskil ikkagi mingisugune noh,
mingi kõrvalasi on ka. Et ma arvan, see on see põhiline, et selleks, et see jah, kunstnikuna saaksid nagu ka kesta pikemalt. Sest no ongi, muidu on siuke, noh, toss on väljas, ma arvan, paljudel, kõik on üle töötanud, sest noh, ongi, kui ma olen ka 24/7 teen, mul ei ole seda aega, siis ongi tegelikult, noh, see on vahest keeruline, sest on see ületöötamise režiim ja näiteks ongi, noh, kusagil ma olin nimetatud rööprähklejaks, oli mingil aastal, et noh, sa teedki nii palju erinevaid näitusi korraga selleks, et siis oleks piisav sissetulek ka. Et ma ei ütle ei, on ju, ja noh, et siis ma suudan nagu ära elada, aga siis nimetatakse ka rööprähklejaks, et ma teen nagu liiga palju asju korraga nagu, et noh, et see on niisugune nagu aga kui muud moodi ei saa, sest kui ma nagu teen väga on ju harva mingeid asju, siis ma lihtsalt ei ela ära sellest, sest nagu siis on ju ühe projektile, noh, sul on väga väiksed mingid projektirahad nagu sealt. Et jah, tahakski olla nagu väärikalt niimoodi rahulikumalt elada ja oleks mingid autoriõigused, kes kaitsevad ja siis oleks mingisugune normaalne, mingisugune noh, sisse tuleks, siis oleks nagu, noh, oleks nagu oleks ilusam see pilt. Jah, muidu võib ära väsida.